kuna teemaga on pikalt saanud tegeleda, siis ma natukene räägin ajaloost ja tänastest väljakutsetest. Et kui reedel toimus Tallinnas rahvusvahelise meteoroloogiapäeva tähistamine, siis Taimar Ala, see Keskkonnaagentuuri direktor, ütles, et kui muidu ilmast räägitakse siis, kui enam millestki rääkida ei ole, et siis üha enam ilm annab ise põhjust endast rääkida. Ja selle tõestuseks üks näide siit alles lähiajast, selle kuu algusest, ja see pilt ei ole tehtud kuskil Alpides, vaid Inglismaal ja Iirimaal, kui järjekordne lumetorm Emma siis möödus Briti saartest. Nii et ütleme, et me seekord pääsesime hästi, aga ei saa välistada, et sellised olukorrad juhtuvad ka meil ja kas me siis oleme sellisteks olukordadeks alati valmis. Et Monika tormist on meil juba päris palju aega möödas. Et loodame, et lähiajal sihukest asja meil ei tule. Aga selle ilma ja selle prognoosimisega on jah, meil võib öelda, et meil saab see aasta esimene sihuke väiksem juubel või veerandsada sellest ajast, kui me hakkasime selle ilma temaatikaga rohkem tegelema ja leidsin ajaloo dokumentidest sellise kirja, kus Maanteeameti tolleaegne peadirektor Jüri Riima siis pöördus tolleaegse siis teede sideministri Andi Meistri poole, et kuna meil on saada Faarest toetusrahasid, see oli 90. aastate algus ja siis raha üldiselt oli väga vähe ja teede investeeringud kõvasti olid puudujäägis, aga sellegipoolest tookordne juhtkond leidis, et oluline oleks ikkagi panustada nii liiklusloendussüsteemide kui ka ilmajaamasüsteemide arendusse. Ja tookord ei kehtinud ka riigihangete seadust, nii et oli võimalik otseselt taodelda siis näiteks tol korral soomlaste pealt vaadatud väga heade Vaisala teeilmajaama tehnikate nagu võimalust ja see tõesti nii kaugele läks, et esimesed sellised suured investeeringud sai tehtud juba siis 95. aastal ja lihtsalt meenutan neid toredaid mehi, kes tookord siis Maanteeametit juhtisid Jüri Riima peadirektorina ja Koit selle valdkonna juhina ning olid ka esimesed julged, ka Riho Sõrmus loomulikult pärast ja ka Triit Krüümkoom, keda siis kahjuks enam ei ole, aga kes nagu olid väga toetavad selles suhtes, et meil Eestis see süsteem hakkaks arenema ja loomulikult esimesed investeeringud tehti siis jaamadesse ja olid ka esimesed julged teedevalitsuste juhid, siin Aldur, Eugen, Jüri ja Ain, kes siis otsustasid, et nad panevad oma hoolderahast, tookord ka päris suure summa, see oli mingi ligi veerand miljonit krooni raha ühe ilmajaama soetamiseks ja paigaldamiseks, et nad tundsid, et see tõesti peaks aitama meie teede hooldust paremaks muuta ja seda ta kindlasti tegi, kuna progress on pärast seda olnud ikkagi muljetavaldav. Aga me ei paigaldanud ainult jaamasid, vaid vähem on räägitud sellest, et meil oli ka juba 20 aastat tagasi koostööleping riigi ilmateenistusega ja vahepealsel ajal ainult üks aasta, kus me ei ole riigi ilmateenistusega lepingus olnud, kõik ülejäänud aastad on nad teedemeestele prognoosi teinud, võib-olla alguses tõesti veidi üldisemalt, aga siin on näha siis konkreetse maakonna kohta tehti öiseks ajaks nii lumesaju tõenäosus, vihma tõenäosus, temperatuurid, tuulekiirused ja sellist teadet tehti siis 2-3 korda päevas. Ja mõistagi sel ajal ei olnud ju meil meile veel, siis käis kõik faksi teel, trükiti need paberid välja, siis pisteti sinna faksimasinasse, nii et kujutate ette, missugust tööd need meteoroloogid vaesed pidid tegema. Aga tänaseks on päris paljud neist alles ja nad on väga rõõmsad selle üle, et Maanteeamet nendega jätkuvalt tahab koostööd teha. Ütleme, suuremad muutused toimusid pärast 2010. aastat, ilmselt pilt on tuttav, Monika lumetorm ja padaorg. Pärast seda sai selgeks, et sellisel kujul üldise ilmaprognoosiga me edasi liikuda ei saa. Ministri määrustesse kirjutati sisse ennetava libeduse tõrje kohustus ja hooldajad muidugi hakkasid küsima, et hea küll, teeme ennetavat libeduse tõrjet, aga mille pealt? Et meil ju ei ole täna
peale tavalise ilmaprognoosi mitte midagi. Ja võib öelda, et nii ta käima läks. 2014 alustasime siis Soome ilmateenistusega läbirääkimisi, et kas oleks võimalik kõigepealt nende käest saada mingit esialgsetki teeilmaprognoosi. Ja koostöö edenes selles mõttes hästi, et juba 2015 olidki meil esimesed tooted hooldajatele ja Maanteeametile kättesaadavad. Maanteeamet muidugi toetas seda projekti, et see rahastatud saaks ja hooldajad siis kasutasid Soome ilmateenistuse prognoosi. Aga mis oli hea, oli see, et samal ajal sõlmiti ka Soome ja Eesti ilmateenistuste vaheline koostööleppe, millega siis soomlased andsid oma know-how ja mudelid eestlastele üle. Ja pärast seda siis nüüd on juba Eestis võimalik seda mudelit edasi arendada. Et see koostöö veel tugevam oleks, sõlmis Maanteeamet siis oma koostööpartnerite ehk siis Keskkonnaagentuuri, Teede Tehnokeskuse ja Eesti Asfaldiliiduga koostöölepingu, koostöömemorandumi täpsemalt, ja see sündis 2015 ja selle üks esimesi punkte oli, et eesmärk on, et 2017 sügiseks oleks meil olemas juba Eestis oma teeilmaprognoosi teenus. Ja tõesti nii ta läks, et 2017 oktoobris või oli see septembri viimane päev, oktoobri esimene päev, siis sõlmisid Maanteeamet ja Riigi Ilmateenistus 5-aastase koostöö kokkuleppe, millega nüüd tõesti ilmateenistus pühendunult ja loodetavasti järjest paremini teeb tööd teeilmaprognoosi arendamisel Eestis. Ja võib-olla tuttav on teile kõik liiklusohutusprogramm, mis eelmisel aastal Vabariigi Valitsuse poolt kinnitati, aga jällegi võib-olla vähem teada on fakt, et selle juurde koostati ka 3-aastane rakendusplaan või täpselt 4-aastane 2016–2019, kus siis kõik liiklusohutuse prioriteetsed tegevused on välja toodud ja teiste seas ka hooldevaldkonna vajalikud tegevused ja väga positiivne, et seal on punkt sees, millega siis hakatakse Eestis teeilmaprognoosi sihikindlalt arendama ja jällegi tänu Maanteeametile, kes siis oli valmis oma vahendeid sinna alla panema. Tänu sellele nüüd see leping sai sõlmitud ja usume, et sellest koostööst sünnib kindlasti, kui mitte esimesel talvel, siis järgmistel aastatel kasu kõigile, nii teeliiklejatele kui ka teehooldajatele. Nüüd paralleelselt selle meteoroloogia-alase koostöö kokkuleppega hakkas siis Tehnokeskus arendama teeilma keskuse teenust, mida riik oli algselt deklareerinud juba, et see teenus, mida hooldajad peavad saama, et selle peaksid siis hooldajad ise välja arendama koostöös siis arendusasutustega. Ja nii see käima läks, et oli klastriprojekt ja sealt sündis ITS töögrupis siis mõte, et hakkame seda tegema ja Tehnokeskus võttis siis initsiatiivi ja tänaseks see teenus on siis püsti ja kuigi meil nüüd üks mudelitest on tõesti, mida me saame Riigi Ilmateenistuselt, siis on meil ka 3 enda eksperimentaalmudelit, mida me siis sinna kõrvale jooksutame ja anname siis tuge ilmateenistusele, et see meie ametlik ilmaprognoos järjest täpsemaks läheks. Aga kuna meil need mudeleid on nüüd palju ja vahepeal oli tõesti 1 aastaga veel leping Forekaga, kes siis pakkus ka Soome poolt siis 1 aastal hooldajatele teeilmaprognoosi teenust, siis neid mudeleid sai nii palju, et tõesti oli vaja hakata võrdlema ja soovitama hooldajatele, et mida paremini kasutada, milline on täpsem, milline on vähem täpsem, siin allikad on väga erinevad, me võtame Soomest, Rootsist, Norrast baasprognoose ja teeme nende pealt siis teeilmaprognoosi, siis teetemperatuuri, teeseisu ja siis ametlik Kaur ja Foreka ja eks nüüd meil on siis üks väga hea töötaja, Karmen, kes istub, vist enam istub ikka seal üleval, kes tegi meile väga hea mudeli, millega on võimalik siis võrrelda erinevaid prognoose ja saada tagasisidet ja anda tagasisidet ka tegelikult ennustajatele, kes neid prognoose teevad, et kus kohas need prognoosid siis viltu kisuvad, kas on prognoosides mingid süsteemsed vead, millega saaks ja tuleks tegeleda, et seda süsteemsust välja saada.
nii et praegult siis hea võimalus on võrrelda erinevaid prognoose ja tõesti ka selle prognoosi mudeli kaudu või verifitseerimismudeli kaudu me siis anname ka riigi ilmateenistusele tagasisidet, et nad saaksid oma prognoosi täpsemaks teha. Nüüd üks asi, et me prognoosime täna ikkagi punktipõhiselt, et meil on üle Eesti 67 teeilmajaama, mis saavad siis 48 tunniks teeilma prognoosi ja iga tund me seda prognoosi uuendame, siis see on punktipõhine ilm ja ennustus, aga meil oleks tegelikult oluline saada ka kogu teelõigule ennustust. Ja see on nüüd üks järgmisi väljakutseid, et kuidas me saaksime nende punktide vahele ka hakata ilma ennustama. Ja üks lähtekoht on siis see, et me püüame varustada transpordivahendeid selliste anduritega, mis koguks meile nende punktide vahelt ilma. Ja siin üks näide siis Tallinna-Tartu vahel liiklevast Luxexpressi bussist, mis on siis kogu selle talve sõitnud sellel trassil keskmiselt 5 korda ööpäevas edasi-tagasi. Et sealt me saame paraja portsu seda big datat, mida analüüsida. Aga tõesti, kui meil oleks võimalik neid busse panna liikuma ka mõnele teisele teele, üks teine trass siin tõesti on, et see ei ole nüüd Luxexpressi trass, et meil on üks andur veel, millega me siis saame ka teistes kohtades mõõtmisi teha, aga loodetavasti, et nüüd sünnib varsti leping selles osas, et Maanteeamet soetab ka veel mõned sellised andurid, mis võimaldavad pidevmõõtmisi teha. Siin mõõtmine tehakse iga sekund, nii et praktiliselt on võimalik siis 90 tunni kiirusega iga 25 meetri tagant saada andmed tee kohta, tee temperatuur, tee seis. Et see oleks suureks abiks, et analüüsida siis just nende lõikude omadusi. Siis kuidas me oleme arenenud ka hoolde poole peal päris jõudsalt, ma ütleks, või ütleme kliendi poole peal siis, et hea näide, kuidas Maanteeamet 4 aastat tagasi kevadel tegi hooldajate seas küsitluse, et kas sellist teenust on vaja ja kes sellist teenust peaks finantseerima. Ja siis näha on, et vaid siis 20% hooldajatest oli tol korral seisukohal või vastajatest oli tol korral seisukohal, et me oleme valmis ise ka rahaliselt panustama selle teenuse arendamisse. Üks asi on prognoos, aga just prognoosist on vaja ikkagi edasi minna juba seda jälgimisteenust arendama ja sealt ikkagi teavitusi tegema. Nii et kui siis 4 aastat tagasi oli 20%, siis me täna võime öelda, et juba kõik teede hooldajad ja ka Maanteeamet kasutavad selliseid teenuseid ja peavad seda oluliseks, on valmis ka rahaliselt panustama, nii et mida ühelt poolt ka tellija nõuded tõusevad, kasvavad ja teiselt poolt ka nagu töövõtjad ise saavad aru, et nendest teenustest on kasu, nad saavad õigeaegse töö tegemisega materjali kokku hoida, säästa inimressurssi. Nii et ja kindlasti sellest avaldub ka lõpuks liiklusohutuse tulemustes. Et kuigi meil nüüd jaanuarikuu oli suhteliselt traagiline teedel, siis peamiselt seal oli tegemist ikkagi selliste ootamatute raskete ilmamuutustega, lumesajud, lörtsid ja ka väiksemad teed, kus sellist pidevat musta katet ei hoita, siis päris sellised talvetingimused hakkasid ikkagi pihta juba oktoober, november, detsember, kus temperatuurid pendeldasid kogu aeg 0 kraadi ümber. Hooldajad praktiliselt iga päev või üle päeva pidid väljas käima libedust tõrjumas ja ma ei kujuta ette, kui selliseid infosüsteeme ei oleks, siis kuidas seda tööd saaks teha, nii et tegelikult palju nähtamatut ja head tööd on tehtud ja ma usun, et see kindlasti tasub ära, et neid süsteeme arendada. Nüüd väljakutsetest mul on üks pilt siin, kas kõik saavad aru, mis pilt see on, mis seal pildi peal on? Soolapuistur, kes ei tea. Ta seisab küll ilusa kuiva katte peal, aga teinekord me näeme neid puisturid ka seismas teede peal. Siit võib jääda küll tunne, et ta sõidab, keerab ilmselt kuskile tanklasse sisse või parklasse, see on siis
Järve parkla juures. Aga tegelikult ta ei tee seda, ta seisab seal ja ta ootab ilma halvenemist. Ja nüüd, kui see, ütleme, mina sõitsin sealt mööda hommikul kell 8:30, siis kui me vaatame radaripilti, mis siis näitab sademete liikumist ja kui sademed tulid lõunast ja liikusid põhja poole, siis see pilt, kus, ütleme, lumi hakkas jõudma Tallinnani, on tehtud 3:30 õhtul. Et siis, kui mõelda, et need samad puisturijuhid istuvad seal autodes ja ootavad seda lund 5, 6, 7 tundi, et siis tekib küsimus, et kui mõistlik see on. Teinekord seisavad nad ka kahekesi, kui on mingi kriitilisem koht, see on siis Mustamäe ehitajate tee tõus, kus samuti seistakse ja valvatakse. Läksin sinna juurde ja küsisin, et kas te ilmaprognoosi ka teate. Mehed ütles, et ei tea, et me peame hommikuni siin olema. Tegelik olukord oli see, et saabus soe front ja kella 10 paiku, kui ma sealt küsisin nende käest, siis oli temperatuur tõusnud plussi ja tendents oli kindlalt ülespoole, et mingisugust sadu ei lubatud, teed olid märjad, üle soolatud. Noh, kahju nendest meestest, et nad pidid seal hommikutundideni istuma seal autodes ja sellised on need töötingimused, nii et üks suur väljakutse meil on Tallinna linn praegu selle jutu kokkuvõtteks. Et kuidas me saaksime need inimesed õigel ajal teele saata ja et nad ei peaks tegema töötunde seal autos veetes, mis ei ole kuigi mugav. Siis teine väljakutse on muidugi seoses kõigi nende projektidega, millest me täna ka siin kuulsime, et hakkavad siin tekkima need muutuva teabega liiklusmärgid, kiirusmärgid trassidele, hakkavad iseliikuvad sõidukid sõitma ja tõenäoliselt juba läbi riikide, siis sama küsimus puudutab tegelikult ka meid, et kuidas me suudaksime nende trasside peale ühtset ja samanäolist teavet edastada nende märkide jaoks või liiklejate jaoks või teehooldajate jaoks, et need teed oleksid piiri ületades samasugused. Et täna meil on tegu piiriületusega maakonnapõhiselt, kus ühe hooldaja piir lõpeb ja teine algab. Ka see on suur töö, et see toimuks sünkroonitult, aga samamoodi ka riigipiire ületavalt oleks vaja need tegevused ühtlustada, nii et me kindlasti ei piirdu täna oma tegevuses ainult Eestiga, vaid vaatame juba natukene ka piiri taha. Siis soomlastest oleme me just nagu siin eelnevalt sai mainitud, ka oleme maas, et soomlastel on juba konkreetsed pilootprojektid, see konkreetne sõiduk siin umbes 6 aega tagasi toimus siis selle isesõitvate aruande siis tutvustus, kus siis näidati ka seda masinat, mis seal Soomes, Põhja-Soomes nende nii-öelda 5G lõikude peal tõesti teste teeb, et võib-olla me oleme ka ikkagi samasuguses kliimas ja peaksime ka mõtlema selle peale, et kas meil need sõidukid saavad igas olukorras hakkama. Et kui meil ei ole ei märgistust näha, ei ole teejooni näha, ei ole seal 4 ega 5G-d, et see pilt on tehtud nüüd Tallinna-Tartu vahel, küll mitte põhitrassil Tallinna-Tartu maanteel, vaid Piibe maanteel. Aga ilmselt need isesõitvad autod hakkavad ka sellistel teedel sõitma. Nii et ilmselt väljakutseid on ja hea on see, et me ei ole tegelikult nendes asjades üksi. Et kui siin veebruari lõpus toimus Poolas maailma talveteede kongress, siis oli väga rõõmustav näha ühes paneelis väga nagu tuntud teedevalla tegijaid. Esimeses kohas esimesel pingil istus siis Bjarki president, teisel kohal siis Roadskanners, Soome juht, kes on väga tuntud siis teedeala ekspert. Siis 4. oli Antti Vehviläinen, eelviimane Maanteeameti peadirektor, kes siis lõpetas siin eelmise aasta lõpus. Ja siis ka meie kõigi tuntud Raido Randma istub siin ka ilmselt kuskil saalis, et tervitused Raidole siin, okei. Et ma tahan öelda sellega, et me oleme nagu suurte meeste nagu mängumaal ja me oleme tõsise asjaga tegelemas ja meid võetakse tõsiselt, meie arvamust küsitakse ja meie arvamusega arvestatakse, nii et teeme koostööd, jagame informatsiooni ja saame ise targemaks ja kindlasti tahaks kuulda nendest pilootprojektidest, mis hakkavad ka Eestis toimuma, et oleme osalised ja aitame maailma paremaks teha.
aga tänan teid ja kui on küsimusi, siis. Suur tänu. Jah, küsimuste voor. Märdile, kui kellelgi on küsida, kommenteerida, öelda, siis andke märku. Tallinna näide, mida sa siin näitasid, see tundub, et lahendus on olemas, ütleme, info on olemas selle linnaprognoosi kohta, aga see ei jõua lihtsalt õigete inimesteni õigel ajal. Et see on nagu info liikumise probleem või? Ma arvan, et see on natukene ka juhtimise probleem. Et kui ütleme, maanteed on ikkagi oma arengus nende ilmajaamade, nende prognooside, ka teenuste tellimisega siin ilmateenistuselt kaugele jõudnud, siis linnas, Tallinna linnas ikkagi käib asi natukene vanamoeliselt. Et tähtis on see, et see auto seisab seal, siis suur ülemus sõidab mööda ja näeb ja siis tal on süda rahul. Aga kui seda autot seal ei ole, siis võib iga hetk midagi juhtuda ja kui prognoosi ka ei ole, siis mine tea, mis saab veel, eks. Nii et ma arvan, et see on nagu süsteem, mida tuleb murda, mis võtab aega, aga kindlasti on Tallinnas ka puudu täna reaalsetest mõõtejaamadest. Et see oli ka siin küsimus, et kas võiks visata sinna neid väikseid andurid, et see on tõenäoliselt tulevik ka teede puhul, et neid andurid tuleb rohkem panna, nad peaksid odavamad olema ja siis me saaksime ka nendele kohtadele ka hakata prognoose tegema. Kas see oleks ka ideaal või kuidas sa kirjeldaksid seda ideaalset pilti? Sa mainisid ka neid sõidukite küljes olevaid andureid, siis linnas oleks rohkem andureid. Põhimõtteliselt võiks kõik katta anduritega, et meil oleks üsna reaalajas pilt Eesti teedest. No kindlasti ma ütleks, meil on täna ju andureid on ju väga palju, meil on Tallinna linn on ristmike andurid täis, aga meil ei ole seal temperatuuri andurit, et võib-olla sellest juba piisaks, eks. Nii et mõttekohti siin on ja võimalusi on palju, jah. Kui ei paista rohkem küsimusi, siis teeme ühe suure aplausi, aitäh!